Et liigume edasi päeva järgmise teemaga, mis räägib liikumisharrastaja eesmärkidest ja motivatsioonist. Ja sellest on tulnud meile rääkima Mart Einasto, kes on klubi Tartu Maratoni nõukoja liige ja kirglik jooksuharrastaja. Palun, Mart. Aitäh. On uskumatult hea meel teile siin sellisel kenal lauluväljakul esineda ja juttu tuleb liikumisharrastusest ja natukene ka sportimisest ja ma alustangi oma ettekannet sellise provokatiivse küsimusega, et miks inimesed ei spordi, ehkki nad teavad, et seda oleks hea teha ja peavad seda vajalikuks. Millest selline väide tegelikult juba paljudes uuringutes või küsitlustes, mida Eestimaa elanike seas on tehtud juba ma arvan kuskil nullindate teisest poolest alates valdav enamus, kuskil 90% inimesi vastab, et jah, inimesed peaksid tegelema regulaarselt sportimise ja liikumisharrastusega ja kui mõni aeg hiljem küsitakse, kui palju inimesi sellega ise tegeleb, siis enam-vähem piisaval määral tegeleb liikumisega umbes kolmandik elanikkonnast ja kuskil veerand ei tegele sellega üldse mitte kunagi. Ja sellest ajendatuna siis tänane jutt aset leiabki. Siin ekraani peal on näha, et nii treenimine kui harjutamine sõltuvad motivatsioonist ehk mis on see, mis inimesi motiveerib ja mis võiks panna neid liikuma. Psühholoogid on motivatsiooni uurinud üsna pikka aega, kindlasti üle 100 aasta. Selle kohta on palju huvitavaid teooriaid. Praeguseks ajaks on üks selline enam levinumaid lähenemisviise motivatsioonile, mille on sõnastanud psühholoogid Desi ja Ryan, kes on sellest teinud oma elutöö. Kusagil 60ndatel aastatel said nad inspiratsiooni, nii huvitav kui see ka pole, bioloogidelt, kes jälgisid inimahve ja panid tähele, et väga rahutud, väga elavloomulised šimpansid võivad aeg-ajalt mingite tegevustega väga pikalt tegeleda täiesti keskendunult ja ennast mitte millestki häirida laskvalt ja nendele psühholoogidele tundus, et nad on sama asja kohanud ka inimeste juures, hakkasid seda uurima ja siis jõudsid sellise arusaamani, et on olemas selline nähtus nagu sisemine motivatsioon. Sellel on omad komponendid, autonoomia või selline enese kindlana tundmine selles valdkonnas, mida see motivatsioon puudutab. Seda toetavad lähedased inimesed ja selle harrastamiseks või sellega tegelemiseks on olemas kõik vajalikud oskused, siis sellisel puhul räägimegi sisemisest motivatsioonist ja sellega võib inimene siis mingisugusele tegevusele väga suurel määral pühenduda. Omal kombel selgitab see ka seda sama arvutimängude fenomeni, mida meile just ennem räägiti ja mis on mõnes mõttes üsna hirmuäratav, et kuidas lastel tekib selline tahtmine pikkadeks tundideks, terveks ööks, lõputult süveneda mingisugusesse mängu, mis ei pruugi olla üldse turvaline. Aga seda selgitabki päris hästi seesama sisemine motivatsioon. Nad tunnevad ennast selles keskkonnas selle mängimise ajal üsna turvaliselt, nad on vilunud, nende lähedased sõbrad toetavad neid ja selle tõttu nad saavadki sellega nii pikalt tegeleda. Selle sisemise motivatsiooni mõiste peale ilmus üksjagu artikleid ja kriitikaid ja pöörati tähelepanu sellele, et selle kõrval on ka muid motiveerimise viise ja nii nad siis jätkasid oma uuringuid ja jõudsid selleni, et motivatsioon saab olla ka välimine. Ja siin slaidi peal on mõned sellised näited sellest, mis on välised motivaatorid.
need võivad olla ähvardused, need võivad olla sellised sundus, kiitmine, preemiad, väga paljuski selline nähtus elus nagu konkurents, millel põhineb ka näiteks sport. Eriti tippsport on väga konkurentsitihe ja see on nagu väga ehe näide sellistest välistest motivaatoritest, mis panevad inimesed äärmiselt tõsiselt ja keskendunult ka millegiga tegelema. Ning hiljem veel seda sama välist ja sisemist motivatsiooni edasi uurides jõudsid nad arusaamisele, et motivatsioon on pidev protsess. Et võib olla täiesti ilma igasuguse motivatsioonita, mida siin slaidi peal on nimetatud amotivatsiooniks või mitte motiveeritud olekuks. Kui sind sunnitakse millegiga tegelema, siis selle sunduse peale sa seda teed vastu tahtmist alguses. Aga kui mõningad tingimused realiseeruvad, tekib huvi, arusaamine sellest, mis sa teed, siis sammhaaval võib see kasvada nii kaugele, kuni sellest kujuneb lõpuks selline sisemine motivatsioon ja ise vabatahtlikult tegeleda soovimine. Ryan ja Deci on peamiselt oma uuringutes keskendunud õpilaste ja tudengite õpimotivatsioonile ja seda selgitab see väga hästi, et näide sellest, kuidas vanemad panevad lapse just nimelt rõhuga sõnal panevad klaveritundi või mõnda trenni, mis mõningatel puhtudel ei hakkagi meeldima ja see jääb katki, aga mõningatel muudel puhkudel võib sellest sammhaaval kasvada sisemine motivatsioon ja väga kõrgetasemeline vilumus ja soov sellega tegeleda. Üks väga oluline võtmesõna, mis ka siit sellelt skeemilt läbi lipsab, on eesmärgid. Et kui see laps või ka täiskasvanud inimene, kes on millegiga sunnitud tegelema, ei saa aru selle tegevuse eesmärkidest, siis enam-vähem kindel võib olla, et mingisugust motivatsiooni sealt ei tule ja siis asi soiku jääb varem või hiljem. Aga kui tekib arusaamine eesmärkidest ja tekib selline positiivne kogemus eesmärkide saavutamisest, siis areneb see motivatsiooni poole. Ja selle tõttu ongi oluline ja paslik rääkida, mis asjad on eesmärgid. Tavaliselt me arvame, et eesmärgid on inimestel. Tegelikult on bioloogid jõudnud arusaamisele, et eesmärgid iseloomustavad kogu elus olendeid, ennekõike neid, kes on liikumisvõimelised. Põhimõtteliselt kõikidel neil on võime ja mingis mõttes ka selline kohustus, ükskõik on see siis instinktiivne või kõrgematel loomadel ka teadvustatud kohustus, et liikuda turvalisse kohta, otsida süüa, väljutada jääkaineid, leida endale sobiv paariline. Et selles mõttes eesmärgid on universaalsed kogu elus olenditele. Inimese enda elu on üks lakkamatu püüdlemine eesmärkide poole. Et korraga on meil mitmeid eesmärke, nad on omavahelises seoses, on mõningad eesmärgid, mida toetavad alaeesmärgid, mõningad alaeesmärgid toetavad mitmeid eesmärke, nii et selles mõttes selline mõtestatud elu ongi üks eesmärkide poole pöödlemine ja inimesed, kes on kaotanud eesmärgid elus, tunnevad, et nende elu on tühi ja mõttetu ja sageli areneb sellest välja selline ennast hävitav käitumine, on see siis erinevate mõnuainete tarbimine või ka lihtsalt riskikäitumine, et millegiga elu täita. Eesmärgid võivad olla nii positiivsed, millegi poole pürgivad, kui ka negatiivsed ehk millegi vältimises seisnevad. Ka eesmärgi poole
pürgimine on omamoodi protsess, täpselt nii nagu motivatsioongi. Et algab see alati eesmärgi valikuga, eelistuste vaagimisega. Enne seda, kui me oleme otsuse langetanud, et sinna poole liikuda. Need psühholoogid, kes selle nii-öelda mehhanismi eesmärgi langetamisest ja selle poole püüdlemisest avastasid ja sõnastasid, nimetasid selle Rubiconi mudeliks ühe ajaloolise sündmuse ajendil, ehk siis, kui Rooma väed nii-öelda provintsist lahinguväljalt tagasi pöördusid ja Rooma poole suundusid, et seal minu mäletamist mööda oli see Julius Caesar võimule tagasi upitada, siis enne kui nad selle otsuse langetasid Rubiconi jõe ääres laagris olles, oli veel viimane kõhkluste hetk ja siis ühel hetkel otsustasid, jah, me lähme Rooma peale, ületasid Rubiconi jõe ja edaspidine on ajalugu. Ja see nii-öelda kõhklemise hetk või see aeg, enne kui otsus on langetatud, sealt siis ka see nimi Rubiconi mudel. Inimese meelelaad on selles esimeses perioodis väga avatud. Ta on hästi huviline, ükskõik kas teadvustatult või alateadlikult väga erineva informatsiooni kohta, mis tema seda eesmärki võib puudutada. Oletame näiteks, et värskel gümnaasiumi lõpetajal tuleb valida endale kõrgkool, siis me teame, et ta vaatab väga erinevaid valdkondi, ülikoolide kodulehekülge, programme ja mingisugusel hetkel jõuab ta otsusele, et ta esitab oma avaldused ühte kohta. Tänapäeval võib-olla need olla kuni 3, aga vahet ei ole, ta teeb selle otsuse ära, et ta läheb sellesse suunda elus. Selle peale saabub teine etapp ehk tegevuseelne ajajärk, et ta veel ei tegutse, aga ta on juba otsuse langetanud. Sellisel puhul läheb see mõtteviis väga kitsaks. Küsimus on, mida, kuidas, millal, ehk sellesama gümnaasiumiõpilase puhul näiteks siis, et millal täpselt on eksamid, mida seal nõutakse, mida vestlusel tahetakse, kas on mingid testid, kus peab kohal olema, mis dokumendid esitama. Ja üks huvitav eripära selle protsessi juures on see, et kui selle avatud mõtteviisi puhul ta vaagis väga erinevate võimaluste vahel ja ta teadvustas endale nii plusse kui miinuseid iga selle võimaluse puhul, siis pärast otsuse langetamist inimene äärmiselt ruttu unustab ära kõik selle, mis oli selle konkreetse otsuse vastu. Ta täiesti siiralt ei mäleta seda. Ja küllap te olete isegi aeg-ajalt elus kogenud seda, et mõni inimene mingisugusel hetkel väga innustunult rääkis mingisuguse valiku plussidest ja miinustest ja mõni aeg hiljem temaga kohtudes on ta oma valiku teinud ja sellest, et ta nagu nägi sellest ka midagi muud, nii-öelda vastuargumente, need kõik on kadunud ja need on unustatud. Selle peale järgneb tegevus ise ja alati tegevusele järgneb ka hinnang. Ükskõik, kas see on teadvustatud, on see meeldis, ei meeldinud, sobis, ei sobinud või ka mingisugune põhjalikum mõtisklus, aga see on juba meie sellesse psüühikasse sisse ehitatud, et me hindame tagantjärgi seda, kuidas meie tegevused sujusid. Nüüd on paslik hetk, et küsida, kust tulevad eesmärgid. Ja ka sellega on psühholoogid tegelenud pikka aega ja on jõudnud sellisele arusaamisele, et eesmärgid tulenevad vajadustest ja laias laastus inimese vajadusi kiputakse jagama 2 või 3. Ja sellest 3. ma räägin kohe hetke pärast natuke pikemalt, aga esimene on, et kõik need on vajadused, tekitavad meile eesmärke, mis on sellised bioloogilised, mõnikord öeldakse ka geneetilised või pärilikud või instinktiivsed. Need on nälg, külm, vajadus hingata, vajadus turvalise koha järgi, siis ütleme vajadus
sugu jätkata, et need on sellised bioloogilised instinktiivsed vajadused, mis inimest mõjutavad ja tekitavad eesmärke, et kui kõht läheb tühjaks, siis tahad süüa saada. Ja see protsess, mis siis järgneb sellele, et kuidas valitakse see sobiv tegevus, mille kaudu süüa saada ja nii edasi, kuni on hinnang, et kõht on täis saanud. Ja teiselt poolt on olemas ka sellised vajadused, mida võib nimetada omandatud või õpitud vajadusteks, mis on sellised kultuurilised või ka mõnikord nimetatakse kõrgemateks väärtusteks, nagu saavutusvajadus, tunnustusvajadus, enesevõimete realiseerimise vajadus, loovusvajadus. Mõnikord nimetatakse sellist vajadust, et inimesed tahaks kesta üle oma aja või oma sellisest maisest eksistentsist kauem ja selle nimel nad tegelevad kunstiga, saavutavad mingeid tulemusi. Ja ka neid on uuritud, et kuidas need kujunevad, need on eri kultuurides vägagi erinevad. Et võime näiteks öelda, et Ameerika kultuur on, ma pean silmas Ameerika Ühendriike, on äärmiselt selline saavutuskeskne ja selle saavutuse mõõdupuu on enamasti rikkus, vara, sissetulekud ja kõik need, kes on saanud mis iganes viisil jõukaks, need pälvivad lugupidamist ja need, kes on selles olnud kuidagi ebaedukad, on kehval järjel, nendest ka lugu ei peeta ja on ühiskondi, kus kas või seesama euroopalik ühiskond, milles me ise oleme, kus seesama rahaline mõõde ei ole nii selge, et on ka muid asju, mis ühiskonnas olulised on, et sellele niisugust tähelepanu ei omistata. Ja sinna vahepeale on üks pilvekene tekitatud, on ka psühholoogilised vajadused. Ja see on vajadus heaolu, rahulolu, vajadus õnne järele. Ja ei ole lõplikku üksmeelt, kas see kuulub selliste bioloogiliste või geneetiliste vajaduste hulka või on ta osa sellistest kultuurilistest väärtustest, aga kindel on see, et kõigil inimestel sellised vajadused on ja kui üks, mis kindel on, et me kõik tahaksime olla õnnelikud. Õnne teema on psühholooge huvitanud ka väga pikka aega, ma arvan sama kaua kui motivatsiooni ja sellest võiks ja võib-olla ka peaks rääkima rohkem ja palju pikemalt, aga praegu siin olgu siis ainult üks asi, mis on seotud eesmärkidega ehk sellest, millest me siin peale hakkasime motivatsioonist rääkides. Mis teeb inimese õnnelikuks ja see on üks selline kokkuvõte sellest, et neid asju, mis inimese õnnelikuks teevad, on kokkuvõetavalt võimalik iseloomustada umbes 5 märksõnaga: turvalisus, väljavaated või perspektiiv elus, autonoomia, suhted ja mõtestatud tegevus. Need on siin natukene täpsustatud selle slaidi peal, aga omal kombel on nad kõik seostatavad eesmärkide saavutamisega. Üks, mis inimesi õnnelikuks teeb, on see, kui nad saavutavad oma elus eesmärke, neid, mis neil on. Mõni sõna eesmärkide valikust, ka see on keeruline protseduur, sest et inimesel on alati konkureerivaid eesmärke. Võib tekkida küsimus, et kui palju eesmärke ühel inimesel korraga on ühel ajahetkel. Ja vastus on see, et umbes 10. Et kui mõni inimene loetleb, et tal on parasjagu oluliselt rohkem eesmärke, siis enamasti see viitab mingisugusele vaimsele tõsisele probleemile. Kui neid on palju vähem, siis ei ole see ka hea. Mõned sellised suured eesmärgid, mis puudutavad elu kui tervikut, kindlustunne majanduslikus mõttes, lähedussuhted, suhted sõpradega, sellised pikaajalised perspektiivid. Mõned sellised eesmärgid, mida võiks nimetada
eluprojektideks, kellel on parasjagu õpingud pooleli, need tahavad need õpingud lõpetada, nad on väga selgelt mingisuguse ajaga seotud. Laste puhul me jälgime seda, et nende õpingud saaks lõpule viidud. Hobide, mingite muude tegevustega elus on sellised vahepealse pikkusega eesmärgid. Ja siis on midagi sellist väga lühiajalist, et mul on vaja selle puhkuse vältel käia ära, kas sellisel reisil teha ära see remont või midagi muud sellist. Ehk siis sõltuvalt sellest positsioonist umbes 10 eesmärki on igal inimesel parasjagu korraga. See, kas talle tekib sinna juurde mõni uus eesmärk ja selle tulemusena kukub sellest loetelust midagi välja, vaat siis läbitaksegi see selline vaagimise protsess, mille puhul hinnatakse erinevaid aspekte, kui palju see energiat nõuab, kui saavutatav see on, kui palju see toob kaasa heaolu, tunnet selle eesmärgi saavutamisest. Ja nii huvitav, kui see ka pole, eesmärkide saavutamine võib kaasa tuua ja väga sageli toobki ka sellist kurbust. Et võtame näiteks sellise lihtsa protsessi, nagu me kõik oleme kohustatud kooli läbima. Ükskõik kui hästi halvasti me selle teeme, ühel hetkel on kool läbi, see on suur kergendustunne. Teisest küljest alati on ka teatav kahjutunne, sest meie koolikaaslased lähevad laiali, mõnda neist ei näe me enam iialgi, igal juhul me nii palju kokku ei puutu ja selle tõttu eesmärkide saavutamine toob kaasa, see on nagu näide sellest, kuidas eesmärkide saavutamine võib ka teatava kahjutunde tekitada, aga enamasti see ei ole nagu liiga suur. Igal juhul ei ole see piisav selleks, et selle eesmärgi poole pürgimisest loobuda. Ja ikka veel me käime selle nagu palava pudru ümber, et motivatsioon, eesmärgid, saavutamine, keeruline mehhanism, et on üks huvitav selline mentaalne mehhanism, kui nii võib öelda, mis paneb inimesed väga selgelt tegutsema, et see nii-öelda soov oma eesmärki saavutada täidetakse reaalsete sammude ja tegudega. Et kas oskab keegi arvata, mis võiks olla see mentaalne mehhanism? See on unistamine ehk fantaseerimine. Eesti keeles on väga ilus sõna, see unistamine, see on väga selgelt erinev unenägudest ja inglise keeles tegelikult öeldakse daydreaming, mis tähendab nagu päevaunenägusid. Aga on inglise keeleski palju vahvaid sõnu selle kohta, fantaseerimine, mõttemängud. Isegi selline mõttes millegi kavandamine või planeerimine on osa fantaseerimisest ja huvitaval kombel unistamine on selline nähtus, millest on teadlikud absoluutselt kõik, aga seda ei ole väga palju uuritud, sest et inimeste unistused on neile äärmiselt isiklikud ja seda ei ole lihtne nende käest teada saada, millest nad unistavad. Siiski sellega on aastakümnete jooksul palju tegeletud ja on teada, et täiskasvanud normaalsed inimesed umbes poole oma ärkveloleku ajast tegelevad unistamisega. Sinna kuulub väga hulk erinevaid fantaasiaid. Unistamise üks spetsiifiline tunnus on see, et kui mingisuguse probleemi peale mõtlemine nõuab pingutust, siis unistus on pingevaba. Ja sellest tulenevalt ongi väga paljud sellised omadused fantaseerimisel või psühholoogilised funktsioonid, miks unistamine vajalik on. Ja üks nendest on seotud eesmärkide poole püüdlemisega, et kui me millestki unistame, kujutleme seda endale ette, näeme seda vaimusilmas, kavandame, näeme selle positiivset tagajärgi, julgeme sellest mõelda selliselt avaralt, siis seda kindlam on, et me selle nimel ka reaalseid tegusid teeme. Ja nüüd me jõuame siis selle tänase päeva pointi juurde. Liikumisharrastus on üks selliseid
asju, mis üsna kindlalt võimaldavad inimestel õnnelikud olla. Need on asjad, millest saab unistada, mille poole pürgida, liikuda, mis võimaldavad eesmärkide saavutamist. Ja mis siis võiks need olla liikumisharrastuslikud eesmärgid ja miks see esimene küsimus, millest me alustasime, et miks inimesed ei spordi, et miks need siis kokku ei klapi. Ja tegelikult see, kes tahaks mõelda sellistest eesmärkidest, et see kestab terve elu ja võimaldab kogu aeg sinna poole liikuda, see peaks oma eesmärgid seostama elustiiliga, mis on väga selgelt erinev sellest, kui te seostate nad konkureerimisega. Sportlikud eesmärgid on alati, mida väljendab ka see olümpiadeviis, mingil moel parem olla. Aga elustiili eesmärkide puhul seatakse eesmärgiks osalemine, osa saamine. Ehk siis teisi öeldes, kui minna liikumisharrastajana sellisele üritusele, siis me ei lähe sinna kellegiga võistlema, ei kellegi teisega ega ka mitte iseendaga, sest igasugune võistlemine lõpeb alati pingereaga ja sellega, et keegi on parem ja keegi on halvem ja varem või hiljem oleme need halvemad meie ise. Aga kui te lähete sinna osalema, tundma rõõmu sellest üritusest endast ja teil on eesmärgiks iga aasta teatav hulk need üritusi läbida, võib-olla samad üritused, võib-olla uued üritused, siis te saate alati nautida nende eesmärkide saavutamist. Veel mainitud eesmärkide mittesaavutamine. Nagu öeldud, eesmärkide poole pürgimist hakati uurima juba kuskil 100 aastat tagasi. Teadvustati, kui tähtis see on, eesmärgid ja nende poole saavutamine on üks osa inimese isiksusest, enesemääratlusest, enesehinnang kujuneb selle alusel. Aga huvitaval kombel umbes 70 aastat ei taibanud keegi küsida, mis juhtub siis, kui eesmärk ei saavuta. Sest mitte keegi mitte kunagi ei saavuta kõiki oma eesmärke. Erik Klinger on selline psühholoog, kes hakkas seda uurima ja leidis, et tegelikult iga eesmärgi mittesaavutamine tekitab sellise protsessi. Et esimene samm, kui inimene eesmärki ei saavuta, tal on võimalus selle eesmärgi poole veel kord pürgida, siis tekib selline ergastumine või virgastumine, eriline energiapuhang, et ma suudan seda teha. Kui ikka seda eesmärki ei saavuta, siis järgmine reaktsioon on viha. Inimene hambad ristis proovib veel ja veel midagi selle heaks teha, et seda eesmärki saavutada. See viha ei ole mitte selline nagu, kuidas seda öelda, niisugune edasiviiv tunne, vaid ta väga sageli on niisugune pigem purustav ja pigem selline irratsionaalne. Ja sellele järgneb kolmas etapp, milleks on meeleolu langus. See võib olla lihtsalt sellisest pettumustundest, kui ei ole väga tõsiste eesmärkidega, aga kui see eesmärk oli inimesele väga oluline, siis ikkagi täieliku depressiooni ja enesetapu mõteteni välja, kui ikka ei saavuta oma eesmärke. Ja siis on kaks võimalust, et kui see inimene suudab oma eesmärgid ümber sõnastada, leida selles valdkonnas uued eesmärgid, siis ta võib sellele taas pühenduda. Aga kui ta ei leia selles valdkonnas uusi eesmärke, siis ta loobub. Tegelikult me kõik läbime seda protsessi erinevate eesmärkide puhul oma elus ja iseenesest pole selles midagi traagilist, et elu jooksul inimesed õpivad sellega toime tulema, on eesmärke, millest me loobume ja on eesmärke, mida me sõnastame ümber ja saavutame teistsugusel viisil.
et kui spordi puhul või sportimise puhul selline tegevuskriis ja selline väga raskelt oma eesmärkide mittesaavutamise üleelamine on peaaegu paratamatud. Keegi ei arene lõputult. Varem või hiljem tulevad piirid ette, tulevad vigastused, tulevad erinevad kogemused selle sama eesmärgi mittesaavutamisega ja ma ei tea, kui räägitakse sportlikust vihast, kas siis peetakse seda viha silmas selle all, et sa neid eesmärke ei saavutanud või on see selline konkureerimisest tulenev viha. Igatahes aeg-ajalt seda peetakse positiivseks omaduseks, aga kui see kestab, siis võib arvata, et see lõpeb sellise käega löömisega ja me teame seda, et väga paljud tippsportlased oma edaspidises elus selle alaga, millega nad tegelesid, enam edasi ei tegele. Sellest ei kujune mingisugust elukestvat harrastamist ja väga sageli nad on isegi hoiavad sellest valdkonnast eemale. Ja see on arusaadav, et kui see nii-öelda eesmärkide mittesaavutamine oli neile nii raske ja keeruline, siis nad ei tahagi ei toonaseid sõpru ega kogu seda keskkonda tunnetada ja selle tõttu hoiavad eemale. Samas kui liikumisharrastuse puhul eesmärgid on seotud elustiiliga, seda nii-öelda altmineku võimalust peaaegu et ei ole. Oletame, et teil oleks unistus, et iga aasta teha üks põnev matk, olgu siis kuskil lähiümbruskonnas või kuskil mujal ja erinevatel põhjustel teil sel järgmisel aastal jääb see matk tegemata, siis ilmselt te elate ka seda sama protsessi läbi, aga tõenäoliselt ülejärgmisel aastal, kui see võimalus jälle on, siis te saate selle matka ära teha. See ei nõua teilt selliseid võimeid või oskusi, mis näiteks spordis pidevalt nõuavad uuendamist ja harjutamist. Et see on selles olukorras lihtsam. Ja nüüd võib-olla veel kõige lõpetuseks, et mis on need valdkonnad või alad, mis sobivad kõige paremini elukestvaks harrastamiseks, kus endale selliseid elustiiliga seonduvaid eesmärke seada, osaleda, regulaarselt tegeleda. Need on kõik need alad, mida me saame spontaanselt igal hetkel harrastada. See on jooksmine, kõndimine, kepikõnd, erinevad kõnniliigid, jalgrattaga sõitmine, aga ka ise kodus võimlemine. Et need on asjad, mis ei nõua suuri investeeringuid, kus oskused ei lähe hapuks või raisku, ei pea kellegiga kokku leppima, et seda harrastada, ei ole vaja spetsiifilist sellist treeningu infrastruktuuri. Praktiliselt kõik muud alad rohkem või muul moel eeldavad seda, et oma aega väga hoolikalt planeeriksite, kuna spordisaalides, ujulates, ka suusatama minnes tänapäeval ei ole mitte nii, et iga suusarada algab elamurajooni keskelt ja kohe võib suusad alla panna, vaid tegelikult tuleb selleks kuskile sõita, võtta varustusi ja rõivad kaasa ja kõik see tingib seda, et need asjad kipuvad jääma soiku. Et kui on veel meeskondlike aladega tegemist, siis peab terve meeskond leidma ühise aja, ühise koha, kus seda viljeleda, nii et selles mõttes kõige lihtsam on harrastada selliseid spontaanseid alasid. Ja kõige lõpetuseks lihtsalt üks väike pilt, kust siis alustada, kui ei ole varem üldse selle peale mõelnud ja mida siis teha. Mis siis ikka, et julgen kõigile soovitada mõelda selle sama protsessi peale, et alguses on see meeleladavar, erinevaid asju kaalutleda. Ühe raamatu jooksmisest olen ma ise kirjutanud, ma arvan, et see on väga hea raamat, soovitan seda teile, see on praegu müügil. Aga kõndimine täpselt samamoodi praegu müügil, kus räägitakse sellisest kõndimise filosoofiast ja see on
see on väga innustav. Keerulisem lugu on võimlemisega, sest et isegi siis, kui raamatust mingeid harjutusi vaadata, ikkagi kipub see segi minema, selle tõttu ma olen pannud siia 2 ekraanipilti sellised veebis erinevatest võimlemisega tegelevatest kodulehede külgedest. HasFit ja Sean Viig on 2 sellist, kus on tegelikult tuhandeid erinevaid harjutuskavasid ja võtta see ette ja ise selle saatel võimelda või nii-öelda joogat või pilatest harrastada on suhteliselt meeldiv. Ja soovin teile kõigile edu ja usun ja loodan, et te leiate ka ühe sellise võimaluse olla õnnelik oma liikumisharrastusega tegeledes pikkadeks aastateks. Aitäh, Mart! Küsiks siia juurde ühe küsimuse. Et liikumisharrastuse elukestvaks kujundamiseks ja selleks, et oleks ikkagi jätkuvalt seda tervist ja jõudu, et elukestvalt midagi harrastada, millist rolli näeksite teie siin treeneril? Kas nende samade motivatsiooni ja eesmärgi sihtide seadmisel on siin mingil hetkel selles liikumisharrastaja elukaares see treeneri roll siiski niisugune oluline või piisab tõesti sellest, nii nagu laps väiksena jooksma hakkab, nii ta võib seda suunda ajada edasi kuni pensionieani välja? See on äärmiselt huvitav küsimus ja sellele on tegelikult mitu erinevat vastust. Kõik see, mis puudutab sellist liikumisharrastust, siis räägitakse pigem sellest, et ei ole vaja mitte niivõrd treenerit, kuivõrd ütleme sellist mentorit, nagu sellist tuge, kellega arutleda nende asjade üle. Selleks võib olla sõber, elukaaslane, kellega koos neid asju ka ette võtta, et seal selle nii-öelda treenimise oskusteave ei ole nii oluline. Teisest küljest paljud liikumisharrastajad läbivad ka sellise eneseavastusliku hetke, kus nad tahaks ennast rohkem proovile panna. Selles ei ole midagi halba. Et ka ma ise olen näiteks selle etapi läbi elanud ja see ei olnud nii, et siis, kui ma hakkasin harrastama, et siis kohe mul tekkis selline tunne. Et tegelikult mul läks 10 aastat jooksmisega tegelemist, enne kui mul tekkis huvi, et kas ja kuidas ma võiksin saada paremaks. Mina kasutasin küllaltki palju internetti ja lihtsalt raamatukirjandust ja otseselt treenerit mul ei ole olnud, aga ma olen väga paljude treeneritega suhelnud ja noppinud nendelt selliseid tarkuseterakesi, mida ma olen proovinud järele ja kasutanud. Ja ilmselt sellel eluperioodil ma oleksin olnud huvitatud ka treeneri abi kasutamisest. See aeg omal kombel sai üle ja ümber, et ühel hetkel ka minul tulid piirid ette, tulid vigastused ja tuli ka teatavas mõttes tajumine, et ma enam rohkem paremaks ei lähe. Õnneks tulid mul sel hetkel uued eesmärgid. Selle sama jooksu huvi raames mul tekkis huvi sellise valdkonna vastu nagu meil vist on üldmõiste maastikujooksud, aga inglise keeles on see trail run, mis on siis matkaradadel jooksmine, mägedes jooksmine, seal see aeg ja selline võistlusmoment on väga vähe olulised, seal on nagu teised asjad. Ja selle tõttu mul läks väga sujuvalt see üleminek selliselt nii-öelda sportlikelt eesmärkidelt nende osalemise eesmärkide peale, aga ma tean, et väga paljude jaoks on see keeruline. Mis puudutab nüüd treenerite sellist kutseoskusi, siis need enamasti on suunatud pigem sellisele konkurentsile. Spordipsühholoogia tegeleb peamiselt sellise vaimse ettevalmistusega, et endast see viimane välja võtta. Kogu treenimise sisu on ju ennekõike see, et kuidas endast võimalikult palju nii-öelda välja võtta, eks ole. Et seda teist poolt, et kuidas eesmärke muuta, kuidas minna teistsugusteks eesmärkidele üle, et
seda nagu treeneritelt vist väga ei oodata, et see on tõesti jällegi selle sama nii-öelda mentori küsimus, et millega nüüd tegeleda. Hästi, aitäh!